ennustussõbrad, oleme siis taas oma õnnedraakoni jutul siin nii-öelda ja tegelikult küsima siis muidugi oraakli käest nõu, mida ta meile räägib järgmise nädala kohta, milliseid muutuseid meil on oodata. Möödunud nädal oli meil seisak, oli ennustus ja soovitus mitte oma tegusid või oma plaane mitte hakata teoks tegema. Tuli oma seda mehelikku väge või sellist enesekehtestust tuli kõvasti tagasi hoida. Raske nüüd öelda, kas ta nüüd nii läks, jah, tõepoolest, ega midagi tarka ära küll ei teinud möödunud nädala. Aga ma arvan, et lähme nüüd viskame siis pilgu peale, mis siis meid järgmise nädala loota. Ega möödunud nädala kohta niigi raske öelda, kas ta läks täppi või läinud täppi. Eks te igaüks tunnete, kas oli mingisugust tunda sellist, et mingid lähedased inimesed oleks justkui nagu enda vastu pööranud, kellega te tavaliselt olete hästi läbi saanud. Mulle endale ei tule meelde, et väga sellist oleks mingisugust konfliktilaadset asja olnud, aga ega mul ei ole neid inimesi siin ümber, oma inimesed, naine ikka mu vastu ei pööra, eks ju. Sa tead. Ma loodan. Tead, ma usun. Aga siis nagu ikka alustame siis sellest, et viskame selle heksagrammi välja ja vaatame, mis meil järgmisest nädalaks tuleb. Oih, meil on siin nüüd. Sul on valed asjad. Valed asjad sees. Võtame need välja. Nendega veel täna ei ennusta. Õige vist tulevikus me hakkame aga vaatame ja lähme ikka vanade läbi proovitud müntidega edasi. Nii, ja esimene joon kohe on meil number 7, mehelik joon. Teine ka number 7. Jõulise algusega. Nüüd ei serva peale. Ja number 7. No jätkab oma jõulist algust vaatame, mis edasi. Nii, oi. Ja jälle number 7. Tohoh. No uskumatu jälle 7. No näis, kes nüüd viimane joon tuleb siis ka number. Tuleb mehelik joon. Nii ja korras päev. No nii jõulist nädalat nagu nüüd seisakul otsa tuleb, annab ikka otsida. Aga nüüd me korraks vaatame, tutvume, mis number see täpselt on ja mis siin on ja siis tuleme peale väikest vaheaega oleme tagasi. Nii, oleme siis tagasi ja heksagrammi number on number 1. Ehk et ma oleks nagu jõudnud mingisuguse tsükliga tiiru peale. Siis tuli seisak. Enne seda oli veel koondumine, ma mäletan, mingisugune vastasseisud olid seal. Siis tuli seisak ja nüüd on nagu uus start ehk siis tohutu jõuga läheb peale, me hakkame nagu looma. Nii, siin mis märksõnad on tugevus, loov energia, tegutsemine, taevavägi, et luua ja hävitada, dünaamiline, väsimatu, visa, vastupidav. Maskuliinne. No jah, igati see ennast kehtestav jõuline, mehelik aspekt nii-öelda.
kujundina ütleb ta mul niimoodi, et taevas oma liikumises ehk jõud. Tark mees häälestab ennast lakkamatuks tegutsemiseks. Muutuse transformeeriv jõud on piiritu, see ei lõppe kunagi. Õpi areneva, liigu alati positiivselt tulevikku. Jää tugevaks ja visaks ja taeva abi ning loovuse vägi toovad sulle edu. No see on nüüd nagu väga selgelt selline, see nagu sobib septembri algusesse. Kus me läheme kooli, me hakkame arenema, me hakkame teoks tegema ennast. Selline väga selline uue aasta alguse heksagramm, ma ütleksin, kuigi 1. september ei ole muidugi uus aasta, aga teatud mõttes ta on selline, et suvega puhkusega kõik said läbi, möödunud aasta sai nagu kokku tõmmatud ja nüüd lähme igasugused telehooajad, teatrihooajad ja kõik hakkavad uuesti just septembrist pihta. Ja ma vaatan, mis mul siin kirjutab, et see on vaimu ürgvägi luua ja hävitada. Te näete seda taeva valguses päike, mis paneb kõik kasvama. Viljakust too vihm ja draakoni kuju muutev energia. Et ühesõnaga ikka räägib kõvasti sellest nii-öelda enda kehtestamist, et see on nagu üldine jõud, fundamentaalne edu ja hästi soodne ennustus. Ja sise- ja välismaailm ka jõud ja jõud on vastamisi, nii et jõudu iseloomustab dünaamiline loov võitlus, visa ja väsimatu, on olemas suur loov potentsiaal. Jõud tähendab ka tugevust. On sul seal veel midagi? Jaa. See on hea endaline olukord. Väärt eesmärk saavutatakse moraalse ja vaimse energia õige rakendamise teel. Mine oma kavatsustega edasi, sa saavutad edu, kuna sul on energiat, soovi ja otsustavust seda teha. Sinu visadustulemuse nimel, mis sinu jaoks saab olema õige, kindlustab, et sa et asjad hargnevad nii, nagu sina seda soovid. Vaata ette, nurjumine võib võidulõugade vahelt lahti pääseda. Seda paraku sinu liigse enesekindluse või forsseerimise pärast. Jää kannatliku harmooniasse oma loovusega ja aeg tasub sulle tuues ihaldatud eesmärgi. Ehk öeldega, mida ta siin tihtipeale ennustab, on see, et ärge mingi ülbeks oma tegudes. Jääge siiski sellesse iseenese harmoonia piiridesse, ärge minge ahneks, ärge minge ülbeks, ärge tehke teistele liiga. Ja siin lisaks ütleb ta väga hästi siin otsustuses, et primaarne vägi on see, mis on suur ja ürgne, läbitungiv, edenev, õige ja kindel. Alistu voolule ja lase asjadel kulgeda oma soodu. Kui miski lõpeb, algab midagi uut, sest loomistsükkel jätkub. Et ta igal juhul nagu põhimõtteliselt ta ei ütle seda, et meie oleme nüüd need, kes hakkavad midagi välja mõtlema, vaid me oleme selles loomisenergias, selles jõus sees parasjagu. Ja selles mõttes mul on ka igasuguseid mõtteid. Ma just mõtlesin, et ma olen nagu tükk aega võtnud hoogu mingisuguste mõtetega, on ju. Võib-olla siis see ütleb mulle, et järgmine nädal on jõud nii suur, et mul on nagu jõudu, et seda asja reaalselt nagu täide viia. Ilmselt ta kuidagi on, sest kuivõrd möödunud nädal oli seisak, nagu me siin alguses rääkisime. Ja enne seda oli suur vastasseis. Ehk et kuidagi hästi loogiliselt läheb see edasi ja nüüd peale seda seisakut siis lähme nii-öelda uue jõuga välja. Et ma arvan, et see on sul seal veel midagi põnevat? Selline huvitav ühe joone mõte. Asjad hakkavad juhtuma. Otsi kedagi, kes saab sul aidata eesmärki saavutada. Partnerlus oleks sel ajal viljakas. Jah, kui eelmine nädal oli väga ebasobiv enda eesmärkide teostamiseks, siis vastupidi, uus nädal on nüüd nagu täiega toetab kõik, et pange kõik endast välja, andke kõik, hoidke mitte midagi tagasi. Ja ma arvan, et selles meeleolus me vist võime sinna uude nädalasse minna. Eks ju? Ja, põhimõtteliselt kordab kõike, mis sa juba arutasid. Et ta ütlebki, et ära muutuma edu ajal kõrgiks, ära eralda ennast teistest. Ka ei peaks sa üle pingutama ega hellitama suurelisi mõtteid endast ja oma võimetest.
kui sa ei käitu mõistlikult ja tagasihoidlikult, kutsud endale nurjumise kaelad. Et selles suures voolavuses ongi see, et jää iseendaks, pea kinni kõigist vajalikest reeglitest, aga samal ajal, kui vool sind nii-öelda kaasa viib, et siis mine sellega kaasa, et see peaks olema edukas ja see on tegelikult ju vana tõde, et kui sulle antakse mingisugune vägi, mingi jõud, siis kui sa seda jõudu hakkad kasutama kurjasti, siis see võetakse sult ära. Siin on nüüd täpselt sama asi, et taevas on meie poolt, kõik toetab meie tegusid, aga need teod peavad olema siiski siired ja puhtad. Aga sellel lainel siis tänaseks lõpetame, te ikkagi tellige meie kanalit, et uued saated ka alati kindlasti teieni jõuaks. Ja tänaseks siis kõike head ja nägemist. Tšau, tšau!